16. mail esitles TV7 Eesti Kristliku Nelipühikiriku emeriitpiiskopi ja Lootuse küla rajaja Märt Vähi uut raamatut Läkitatud. Reportaas käis kohal, et heita pilk teose sünniloole ning uurida, millist sõnumit see kannab ja miks raamat autorile ja laiemale lugejaskonnale oluline on. Uurime Märt Vähilt, millised lood siia raamatu kaante vahele mahuvad ja kellele see raamat mõeldud on. Tere õhtust, Märt Vähi, palju õnne raamatu ilmumise puhul. No, mille järgi te neid lugusid siia raamatusse valisite? Elus on ju nii palju lugusid ja ka neid lugusid, kus te olete olnud läkitatud. Et mis oli see, mille järgi te mõtlesite, et vot see lugu läheb siia sellesse raamatusse? Ka peamiselt need, mis näitasid väga täpselt välja, et need asjad, mida me saavutame kõige edukamalt oma elus, on need asjad, mida Jumal on juba ette korraldanud, ette määranud, et tema on meid läkitanud seda tegema. Ja kui tema läkitab meid neid asju tegema, siis see on väga selge näha, et need tulemused peavad olema väga head. Ja ma valisin välja, ma olen niisugune väga praktiline nime ja valisin välja need, mis kõige rohkem näitaks seda, esitaks. Muidugi neid lugusid nagu öeldes, on palju, aga et inimene saaks aru, et need asjad, mis me kõige rohkem saavutame oma elus edukalt, on ka need asjad, mida Jumal on ette määranud ja läkitanud meid tegema. Ma kuulsin ühte sellist lugu, et Moldova piiril kunagi 1977. aastal teid vangistati piiblite pärast. Kas see on selline lugu, mille me leiame siit raamatust? Jaa, ma usun küll. Ja muidugi see põhjus, miks see lugu on seal, oli, et ma viisin ja vidatsime neid piibleid salasinna sellepärast, et me olime läkitatud. Siia selle raamatu juurde käib ka töövihik. Kas see töövihik kuidagi aitab kaasa selle Jumala plaani selgemaks saamisel? Jaa, täpselt. Ja see oli see põhjus, miks ma tegin see. Ma võin oma lugusid rääkida, ma võin rääkida nende asjadest, mida ma olen kogenud, aga Jumal on mitte saatnud ainult Märt Vähit. Ta on meid kõike saatnud ja läkitanud. Ja see töövihik aitab nagu kohaneda selle inimene, kes loeb seda raamatut, kuidas minuga on, mis mul tuleks teha, kuidas ma võiks maksimaalselt täita seda põhjust, milleks mina olen läkitanud. No, see raamat on kindlasti neile, kes otsivad oma kohta Jumala plaanis, aga kas kellelegi veel? Ja see on ka julgustuseks nendele, kes ütleme, teevad juba seda, aga ei ole kindel, kas ma olen ikka õigel rajal, kas ma oskan seda. Ja üks asi, mis ma toon siin välja, on tihti me palvetame, et Jumal teeks neid asju, milleks õieti tema saatis meid tegema. Ja me nagu oleme selle asja viltu saanud, et meie kamandame Jumala, et nüüd tee seda, millal, kuidas, miks ja niimoodi. Aga võib-olla me tuleks hoopis kuulata, mida tema räägib. Ja siis see kinnitab neid, et tee seda. No, kas te kirjutasite selle raamatu eesti keeles või inglise keeles algselt käsikirja? Ja kahjuks muidugi ma tegin selle inglise keeles alguses, sellepärast et see on see keel, millega ma kasvasin Kanadas üles ja käisin koolis ja neid võimalusi mul ei olnud, mis tavaliselt eestlastel on. Aga tänu sellele, et siin on head töötegijad ja elan Eestis, see oli peamiselt mu südames seda saada eesti keelde. Ja kas võime öelda, et on esimene eestikeelne raamat, mis teie sulest on ilmunud? Mitte täpselt. Ma kirjutan ühe raamatu ligi 50 aastat tagasi, nimetatud Tõde, mida ma tõin Salaja Nõukogude Liitu sellel ajal. Tõde Jeesuse kohta, tõde tema ülestõusmise kohta. Aga see, kui mul üks eksemplar on sellest järgi,
aga see oli selle tõttu, et ma ei saanud siin käia kõnelemas, ma ei saanud, siis oli niisugune väga piiratud aeg, et ma kirjutasin need asjad raamatusse ja tõin siia. See on siis justkui teine osa, et kõigepealt on vaja teada tõde ja siis saada läkitatud. Jaa, täpselt. Väga hästi öeldud. Aitäh teile selle jutuajamise eest. Märt Vähi raamatu Läkitatud väljaandja on TV7 ja räägime TV7 juhiga, milline on see kriteerium, mille järgi TV7 valib, milliseid raamatuid välja anda. Mis on see, milleks just TV7 on otsustanud, et see raamat väärib väljaandmist? Jaa, no tegelikult mul oli, lugu oli selles, et Märt võttis ise meiega ühendust juba kaua aega tagasi ja ütles, et tal on kirjutamisel selline lugu, mis räägib nii tema elust, aga ka tegelikult väga hea õpetus kõikidele teistele, kuidas Jumalaga koos oma plaani ikkagi nagu välja töötada. Ja mulle tundus, et see teema on nagu niivõrd kõnekas, et seda tõesti tahaks ju nagu kõigile jagada, pluss loomulikult, kui me räägime Märdist, siis Märt on Eestimaal ikkagi väga tähenduslik mees. Ta on suur Jumala mees ja ta on väga palju panustanud siia ja see, et tema niimoodi ka pühendab ennast raamatu kirjutamisele, minu arust vääris lihtsalt seda, et me võtame oma jõu kokku ja anname selle raamatu välja, sest tegelikult ju me ei ole mingi suur kirjastus. Me ju põhiliselt teeme ikkagi telesaateid ja see kirjastuse töö on pigem selline teisene töö, mida me teeme, et toetada meie teleprogrammi ja siin tõepoolest lihtsalt sai otsustavaks ikkagi autor. Nii et nüüd oleme siin selle raamatu esmaesitlusel ja see on natukene siis ka TV7 beebi. No selles mõttes tõesti, et me tegime seda päris tükk aega ja oma väikeste jõududega ja hoole ja armastusega minu arust on väga hästi välja tulnud. Ja mis mulle eriti ikkagi südamesse läks, et kui ma seda raamatut ise nüüd hakkasin lugema, siis see sõnum, mis seal sees oli, puudutas mind ja muide täiesti minu praegusesse eluhetke kõneles ka. Nii et mulle nagu tundus, et ta sattus väga õigel ajal ka välja tulema. Kas sa jagaksid paari sõnaga, mis see sõnum oli? See sõnum, mida siin Märt väga palju rõhutab, on see, et väga paljud inimesed kuidagi arvavad, et mul on endal mingi plaan ja ma pean õudselt paluma kuidagi Jumalalt, et Jumal ilmuta seda plaani ja näita mulle, mis ma pean tegema ja kuidagi nagu punnitab seda Jumalat enda ellu ja see ei ole nagu paljude jaoks lihtne. Aga siin eriti toetudes Johannes evangeeliumi sõnumile, kus Märt ütleb seda, et nii nagu Jeesus jagas jüngritele, isa läkitas mind, täpselt samamoodi läkitan mina teid, siis see äratundmine, et täpselt samal moel on isa minu jaoks valmis pannud ühe plaani ja minu asi on lihtsalt selles plaanis kaasas olla, mitte seda kuidagi ise välja töötada, et see ei ole nagu väga keeruline ja minu elus on ka praegu üks etapp, kus ma tajun, et Jumal on midagi uut mu elus tegemas. Ja ma võin usaldusega lihtsalt liikuda kaasa selles, mida ta juba on vaikselt tegemas. Ma ei pea kuidagi seda punnitama välja. Et minul on olnud juba päris mitu sellist hetke ka seda raamatut lugedes. Oleme siin Märt Vähi raamatu Läkitatud raamatu esitlusel ja püüdsin kinni raamatu toimetaja Külli Kuuse, tere õhtust! Tere! No sina ei ole mitte seda raamatut ainult lugenud, vaid oled sellega läbi töötanud. Mis sinu jaoks sellest raamatust kõige enam kõlama jäi? Ma arvan, et kogu see teema, see, et see on läkitatud ja ka see, et kes on selle autor, ehk siis see annab väga hea tegelikult taustateadmised Nelipühi kiriku ajaloost ja samast selle pikaaegne juht annab oma elust ülevaate ja annab ka sellest Eesti ajaloost ülevaate, nii et selles raamatus on nii palju erinevaid kihte, mis võiksid paeluda erinevaid inimesi, kes otsivad erinevat lugemist, kes otsib sellist ajaloolist, kes otsib sellist isikuloolist ja kes siis otsib õpetust, sügavat õpetust selle ülesande kohta, mis antud kõigile kristlastele minna välja ja kuulutada. Nii et piiskop Märt Vähi annab siin väga selged ja julgustavad sõnad, nii et ma usun, et just need on olulised kõigile kristlastele.
Siin raamatu esmaesitlusel on loomulikult võimalus endale ka raamat osta ja väga paljud inimesed seda võimalust kasutavadki ja uurime, miks see raamat on siin osalejatele oluline. Piibel ütleb seda, et võtke eeskujuks enda juhatajad heebrea keeles ja et nemad on võidelnud seda usuvõitlust meie ees ja nende usku olgu meile eeskujuks. Nii et ma usun, et see raamat räägibki sellest, mismoodi Märdi elu on meile ka konkreetseks eeskujuks, mismoodi võib-olla me mõtleme teinekord, et mingid olukorrad või situatsioonid, et võivad olla mingid rasked või väljapääsmatud, siis meenutades seda kõike, kui ustav on Jumal olnud Märdi elus, siis see tuleb ka kaasa ka meie eludesse, sest Jumal on ju seesama. No raamatul on sõnum ja see sõnum peaks iga Jumala sulast põlema panema, läkitatud. Ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ma läkitan teid kõike maailma. Jeruusalemmas, kõige Juuda ja Samaaria on maailma otsani. Me oleme kõik läkitatud ja me tahame täna siit minna süüdatuna, läkitatuna kõike maailma, võita Eestimaa, et Eestimaal toimuks taas see liikumine, mis 70-ndatel oli Olevistes, kus rahvas tulvas kokku, oli liikumine. Võt seda liikumist on jälle vaja. Meil on head kõnemehed, aga liikumist on vaja. Ja seda ma palun ja seda ma ootan, et see raamat süttiks meie südameis ja meie ühiskonnas ja süütaks tooks rahva pühakojad täis taas. Märt ise on minu jaoks väga tähtis isik, nagu vaimulik isa, kes on mind aidanud kasvada selle usu teel ja tema eeskuju selles, kuidas Jumal on teda läkitanud, julgustab mind tegema seda, mida Jumal on mind läkitanud tegema. Aitäh ja teie jaoks? Iseenesest ma olin ootanud, et see on ikka biograafiline tema elulugu, aga ikkagi isegi kui see ei ole see raamat ja midagi muu, aga see on üks ilmutus kindlasti. Ja ma täitsa usun, et mitte keegi ei saa kamandada Jumalat, et Jumal on see, kes annab oma käsku. Minu meelest see on üks õnnistus terve Eestile, see raamat. No ja hea meel, et Märt ikkagi tegi seda, mida ta pidi tegema, hakkab kirjutama ja ma arvan, see on ainult algus, ta kirjutab veel rohkem ja see saab õnnistuseks terve Eestile. Ja kui me tõlgime seda veel vene keelde, teiste keelde, saab õnnistuseks ka teiste rahvastele. Ma ootan põnevusega, mida seal sees on kirjutatud, teades Märti päris hästi, nüüd 20 aastat varsti. Et see, mis seal kirjas on, see on tulnud, seal on see jõud, mis hoiab ka meid, kes on Lootuse külas olnud. Seal on see vägi on sees kindlasti ja ongi põnev, kuidas tema näeb kogu seda olukorda, mis maailmas on. Ma usun ka usumaailmas ja täna oli väga palju juttu Lootuse külast, seepärast see on tähtis. No ma ei ole veel seda raamatut lugenud, aga Märt Vähi isik ise on nii värvikas ja oluline, et ma usun, et see raamat on ka väga õpetuslik ja hea. Eks ikka kõik need lood tegelikult kokku, millest piiskop Märt seal jagab ja et see, mida Jeesus ka on öelnud, et mina läkitan nüüd teid, et see ikkagi kõlab ja kumab sealt tekstidest väga ilusasti läbi ja millele Märt on olnud, võiks öelda, sõnakuulelik, et 9-aastase poisina saab sellise sõnumi ja täna ta on juba tublisti üle 70 ja ikkagi tuletab kogu aeg seda meelde, et me oleme läkitatud. Nii et see läkitus on ikkagi selle raamatu põhitekst ja sõnum. TV7 on siis välja andnud uhiuue just ilmunud raamatu Läkitatud, mille autoriks on Märt Vähi ja seda saab TV7 e-poest endale tellida.